No tšau ja lõu-šalõu, 11. päev rahaenergiajoondustega. Piret Firefairiga Costa Ricast. Kuidas teil läheb? Kuidas sinul isiklikult läheb? Kas sa oled iga päev teinud energiajoondused või vähemalt tunnetanud seda, kuidas siis on, kui mul on see rohkem raha, mida ma olen soovinud? Või lihtsalt tunda küllustama oma kehas? Ja nüüd, täna ma jagan sellist mõtet. Kuidas me rahaga käitume? Ma juba korra olen ühe selle video teinud ka siin, et mõtle, kui sina oleksid raha ja nüüd see, kuidas sa rahaga käitud, näiteks kui raha sisse tuleb, kas sa ütled, sa pole piisav, kui sina nüüd oleksid raha, kuidas sa ennast tunneksid, kui ma ütleksin sulle, sa pole piisav, miks sind ei ole piisavalt, miks sa ei tule rohkem, on ju, mis tunne sul siis rahana oleks, kui mina sinuga niimoodi käituks, eks ole. Ja teine asi, küsimus. Me saame küsida, et mis see on, mida ma olen teinud alateadlikult, mis on lükanud raha minust eemale. Mis see on, mida ma olen teinud alateadlikult, sest teadlikult me ei tee keegi seda. See putukas mul siin ronib, mine kõtti. Millega ma olen lükanud raha endast eemale. Nonii, ja nüüd teeme energiajoonduse, leia omale mugav asend. Kuskil, kus sa saad olla mõnusad segamatult mõned minutid. Ja hakkame hingama sügavamalt sisse ja välja ja iga kord välja hingates lõdvestume aina sügavamalt. Tunneme, kuidas me vajume selle heaolu tunde sisse. Ja hingame sisse teadlikkust. Rohkem ja rohkem teadlikkust, mida on mul vaja mõista sellega seoses, et rohkem raha tahaks minu juurde tulla. Millest mul on vaja aru saada, mida mul on vaja näha ennast tegemas või mitte tegemas, mis on raha eemale lükanud. Ja seda teadlikkust hingamegi sisse. Ja välja hingates laseme selle oma kehasse laiali. Ankurdame selle oma kehasse, lubame selle oma kehasse salvestuda. Teadlikkus, millest mul on vaja aru saada, mida mul on vaja mõista, mis see on, millega ma olen alateadlikult ennast rahast eemal hoidnud. Võtame selle teadlikkuse vastu, küsime seda ja oleme valmis tegutsema, põhinedes sellele teadlikkusele, mis meieni jõuab. Ja jäta meelde, mis iganes inspiratsiooni sa saad, kas näiteks selle põhjal, et mida sa oled teinud või tegemata jätnud, siis tegutse 5 sekundi jooksul. See võib olla see, et sa lihtsalt kirjutad selle üles märkmena või sa teed konkreetse sammu. Aitäh sulle ja näeme homme!